Sa räägid meiega Zoomi kaudu. Iraani rahval ei ole vaba juurdepääsu internetile, aga sinul on. Miks? Sest mina olen iranlaste hääl ja pean kaitsma nende õigusi. Just sellepärast ongi mul internetiühendus, et lihtsalt tead küll, teha meie hääl rahvusvahelisele kogukonnale kuuldavaks. Sa tõesti jälgid praegu kogu Iraanis toimuvaid proteste. Jah, ma jälgin neid ikka. Ja kas sa teadsid, et ülemjuht Ajatollah Ali Khameneil on juba valmis varuplaan võimaliku olukorra jaoks? Venemaale või kuhugi mujale tahab ta minna. Usu, et teda võetakse halvasti vastu. Kas riik on kokku varisemas? Minevikus hakkasid nad inimesi brutaalselt tulistama. Järsku olid seal relvadeta inimesed, kes lihtsalt seisid ja kuulipildujad tulistasid neid või viidi nad vanglatesse, kus nad hiljem üles poodi või tapeti. Nad kasutasid karme võtteid ja ma ütlesin, et kui nad nii jätkavad, oleme valmis ja lööme neid kõvasti. Tema juhtkond pole paremas seisus. Meeleheitel ja peidus põgenesid nad hirmunud maa alla nagu rotid. Me teame, et uus, niinimetatud juht, kes polegi nii ülim, on raskelt vigastatud ja tõenäoliselt moondunud. Ta avaldas eile avalduse, tegelikult nõrga avalduse, kuid ei olnud ei häält ega videot, see oli kirjalik avaldus. Ta kutsus üles ühtsusele, olles enne loobunud 10 000 meeleavaldajate tapmisest. See on tema ühtsus. Iraanis on palju kaameraid ja helisalvesteid. Miks siis vaja kirjalikku avaldust? Ma arvan, et sa tead põhjust. Tema isa on surnud, ta kardab, ta on haavatud, ta põgeneb, tal puudub legitiimsus. Neil on kõik segi, kes juhib, Iraan, nad ei pruugi isegi teada. Iga mööduva tunniga me teame, et nemad teavad, et nende kurja režiimi sõjalised võimed lagunevad. Iraan on praegu tugeva interneti katkestuse all, nii et on raske infot saada. Tapetud on kuni 5000 inimest, kuid arstid Iraanis väidavad, et tegelik hukkunute arv on palju suurem. Kuidas sa end praegu tunned nende taktikate suhtes, mida oleme kuulnud Iraani režiimi kohta? Kas oled kuulnud režiimi poliitikast, mis puudutab noorte naiste surnukehade kinnihoidmist või tead sellest rohkem? Tegelikult tahaksin ma alustada vastamist sinu esimesele küsimusele telefoniliinide ja internetiühenduste kohta. Praegu üritab režiim Iraanis teha kõik endast oleneva, et lihtsalt katkestada telefoniliinid ja internetiühendus. Neid ongi Islamivabariigi režiimi taktikad. Nad tahtsid seda teha, sest soovivad, et maailm ei teaks, kui palju inimesi Islamivabariigi režiim tegelikult tapab. Seega ei taha nad avalikustada uusi andmeid selle kohta, kui palju inimesi protestide ajal maha lasti, tapeti või vigastada sai. See ongi põhjus. Islamivabariigi režiim hoiab Iraani rahvast teadmatuses ja infopimeduses. Nii saavad nad jätkata vabaduse eest võitlejate tapmist. Meelevaldajad on tänavatel laiali, igast nurgast, kõigis Iraani linnades ja nad võitlevad vapralt oma vabaduse eest. Ja nad hüüavad nime, mis tõesti võib meid sellel ülemineku ajal juhtida ning võtta üle valitsuse ja juhtida kogu Iraani riiki. See on Reza Pahlavi, kelle nime Iraani rahvas Iraanis ise hüüab. Nad tapetakse lihtsalt vabaduse ja tema nime hüüdmise pärast. Ja pole vahet, mis soost nad on. Naised, mehed, eakad, isegi lapsi tapetakse neil päevil, kui Iraan on täielikus infopimeduses. Ja mingil moel nõuab Islamivabariigi režiim peredelt raha lihtsalt selleks, et anda surnute kehad nende vanematele üle. See on täiesti laastav ja šokeeriv uudis, mida me kuuleme Islamivabariigi režiimilt. Nad üritavad endiselt raha välja pressida, et anda surnute kehad nende lähedastele üle. Praegune olukord on südant lõhestav. Aitäh, et tulid ja rääkisid meiega Sky Newsist, Jasmine. Aitäh!